ma pean tunnistama, et see on viimase 10 aasta jooksul ainukene auto, mis tekitas mul tunde, et ma tahaks oksendada. Tervist! Täna me räägime CES-ist. CES on kihvt-projekt, mis sai alguse juba aastal 67. Sisuliselt on tegemist vist maailma kõige suurema tarbeelektroonika messiga. Nii nagu ikka, siis iga-aastaselt on seal mingisugused põnevad trendid. Selle aasta põhiliseks trendiks on 8K televiisorid. LG tuli õllemasinaga välja. Mis asjaga? Õllemasinaga, koduõllemasinaga. LG tuli välja siukse agregaadiga, mis näeb välja nagu 2 ballooniga kohvimasin, kuhu sa paned sisse kohvikapslid, kus tegelikult on sellised õllekapslid ja umbes 2 nädala pärast sa saad õlut juua. Ja need õllekapslid on kindlasti LG mingid enda omad ja... Loomulikult. Aga see ei ole ju kõige parem seade sellisel juhul. Aga äge on. Ja see oli läikiv. Inimestele meeldivad läikivad asjad. Seda nüüd küll, jah. Noh, aga... Hakkame pihta, jah. Mis siis toimub CES-il? CES-i, nii nagu ikka, väga palju erinevaid seadmeid ja millegipärast nüüd viimased aastad, oled sa tähele pannud, on hakanud CES-ile tekkima ülipalju autosid. Mingil põhjusel on tõesti väga raske aru saada, mis on täpselt see fookus. Kas me räägime seal mis on see tarbeelektroonika, millest me räägime? No ongi, et võib teha argumendi, et tegemist on tõepoolest, auto on tarbeelektroonika. Aga noh, see selleks vaatame neile siis otsa. Esimene siuke kihvtim asi on üks Hyundai kusjuures. Ja Hyundai otsustas, et jube kiht oleks tuua kõndiv auto. Et ei olegi otseselt siukseid klassikalisi rattaid, vaid see auto kõnnib ja tema see kasutusala on siis erinevad päästeoperatsioonid, kuhu näiteks tavalise klassikalise autoga ligi ei pääse ja võib-olla siis ala helikopteriga ei ole mõistlik minna. No, arvestades seda, kuidas on arenenud see kõndivate robotite tehnoloogia, siis miks mitte? Sest olgugi, et on olemas auto, mille sillad ja rattad käivad täiesti suvaliselt, siis pinnastel, kus sõita tehniliselt ei ole võimalik, vabalt, miks ka mitte. Samuti tuli välja Nissan Leaf oma suurema akumahtuvusega, millest tegelikult on juba kunagi juttu olnud ja isegi, kui ma nüüd ei eksi, siis mõned eksemplarid on liikvel, mis tuldi kiiremas korras välja, kui Model 3 välja kuulutati. Aga nagu näha on, siis Model 3 hakkavad alles nüüd sellest aastast reaalselt liikuma ja Nissan Leaf on olnud pikalt auto, millega sa saad ka reaalselt salongist välja sõita, kui sa seda tahad, mitte ei pea pool aastat või aasta ootama, siis hetkel on see väga tervitatav ja läbisõit peaks olema uue suuremal akul äkki kuhugi 3,5-400 kilomeetri kanti. Noh, mis ta reaalselt on, eks seda näitavad testimise tulemused. See on ju fantastiline. No see on juba konkureerib seal Hyundaide ja kõige muudega ja ainuke häda selle juures on see, et seda tuleb Euroopas umbes 5000 eksemplari. Mis ta hinnatase tuleb umbes? Minu meelest algas 45. Mis on tegelikult suht samma auku, nagu on Hyundai e-Niro, Kia e-Niro, See on vihje, et Lõuna-Korea te teete fantastilisi autosid, aga teie see nimetuste skeem on selline, et andke andeks. Küll aga, mis on minu arust palju loogilisem, on Lamborghini poolt toodetud massaažitool. Ja kui me vaatame siit videost, näed see tütarlaps, kes seda proovib, talle meeldib see. Talle meeldib. Kui palju peab lisa maksma, et saada endale selle tooli ümber ka auto? Kui nii võtta, siis asjalikud Lamborghini hinnad on Google'dades kiiresti leitavad, aga selle tooli hind, kui sa oled juba nagu nii Lamborghini omanik, siis see tagasihoidlik 30 000. See tegelikult ei ole ju nii palju. Sellest küll, ja kui sa jaksad omale Lamborghinit osta, siis tõenäoliselt sa ei lepi ka odavama massaažiga, kui ütleme 1000 euri kord, see on ainult 30 korda massaažis käia. Ja juba tasub ära. Kui see ongi, see on ju siuke pool aastat ja tehtud, on ju. Absoluutselt.
nii, aga ühesõnaga see 30 000 tool on igati teedpidi mõistlik. jah, arvestades, et sama raha eest, noh, kui sul juba Nissan Leaf on olemas, siis ostad sinna juurde ühe massaažitooli. Miks mitte? Et see on väga tore, aga see on umbes sama huvitav nagu kokku rullitav ekraan, millest tegelikult palju huvitavam on hoopis kokku volditav telefon. Jah, tõesti, mina, kes enamus ajast riietub nagu kodutu ja mul mahub tahvelarvuti reaalselt taskusse, nagu ühel kodutul mahuks 2-liitrine pokk, siis väiksemate taskutega inimestele, miks mitte, sul on mingi umbes 8-tolline tahvelarvuti, mis voltub keskelt kokku, on pehme ekraaniga. Ainuke häda selle juures on see, et tegu on kastreeritud Androidiga ja pisikese Hiina kompaniiga ja arvestades seda, et ükski suur ettevõte ei ole seda siiamaani ära teinud, et siin ongi 2 varianti, kas see ettevõte läheb varsti pankrotti või lihtsalt ostab Samsung, Huawei, LG, Apple, keegi ostab selle lihtsalt ära ja kas tapab selle maha või teeb oma versiooni. See on jah, no ekraani tehnoloogia seisukoha pealt on minu arust palju kihvtim, et see volditav on küll tore, aga Samsungi uus modulaarne mikroLED ja mikroLED tehnoloogiast me ei hakka siin põhjalikult rääkima hetkel, võib-olla kunagi tulevikus teeme seda, aga see modulaarsus, niimoodi, et sa paned tükk-tüki kaupa oma televiisori kokku ja miks mitte sa paned ühe televiisori magamistuppa, teed sinna endale tagasihoidlikud, mis iganes 42 tolli, siis teed elutuppa enda tagasihoidlikud 75 tolli ja ongi, sul erinevad tükid, kõik on tore, aga mingi hetk on sul vaja näiteks kutsuda sõbrad külla, vaadata mõnd filmi, mine tea, ehk on ka mõni jalgpalli hull ja siis sa võtad magamistoast detailikaupa ja paned selle oma elutoa seinale ja sa lisad selle 42 tollise teleka moodulit sinna, saades veel suurema ekraani. 88 tolli. Kui nii võtta, jah, et see on iseenesest on see üli kihvt kontseptsioon, et esimest korda ma tunnen, et siuke telekate platvormil tehakse midagi siukest, millel ma näen ka mingit mõtet. 4K, 8K, rulluv, noh kõik see on kõik see tore, et tegelikult projektorite areng on olnud märkimisväärne ja siukeste suurte telekate küsimus on üldse niisugune, kellele päris täpselt? No täpselt need hinnad on ju, aga samas sul on modulaar, võtad endale detaili, võtad teise detaili, üks hetk viid oma diivani tahapoole, mõtled, mul on suuremat vaja, lähed võtad oma 8 paneeli juurde, võid pupp ja on tehtud. Et selle asemel, et võtta omale pangalaenu peale üks suur telekas, hoopis sa ostad iga paari kuu tagant omale ühe tüki juurde ja saad selle suure teleka. Iseenesest ei ole uus kontseptsioon, sellepärast et ka meie Tallinna linnapildis on ju ekraanid nii need inimesed, kes stakitud, ehk siis, kuidas siis on? Nii ongi. Lihtsalt ütle stakitud. Ongi stakitud. Kõik saavad aru. Ehk siis kokku pandud ja seda on tehtud juba ammu, et iseenesest isegi kineskoopidega prooviti analoogset lahendust. Antud mikroLED-i puhul on eriline just see, et sul ei teki seda musta kohta, et lähebki sul, võib-olla see on mingi millimeetrine riba tekib, aga mingi normaalse vaatamiskauguse pealt seda lihtsalt ei ole näha. Täitsa nõus. Mis meil veel ägedat on? Noh, muidugi on üks iseliikuv kohver, mis on samuti, kui ma nüüd õigesti mäletan, siis sarnaselt nagu eelmine aasta näidati seda Samsungi rullivat telekat, siis see aasta on see realiseerunud ja on võimalik tõenäoliselt seda juba üsna varsti osta. Ehk siis nüüd sul on olemas ratastega käsipagasi kohver, mida sa ei pea ise endale järgi lohistama, vajutad nupule, ta jälitab sind. Nagu video näitab, siis tšekib ära ilusad koerad, nunnud koerad, seksikad tüdrukud. Ja tore, aga võttes arvesse, et keskmine käsipagas tohib kaaluda mingi 5-8 kilo, et huvitav palju see mehhanism seal sees kaalub. No ja mis sa sinna kohvrisse omale paneksid? Ma paneksin sinna mõne värskema DJI drooni. Koos 600 eurose puldiga, mis nad samuti CES-il välja kuulutasid. See uus pult, mis siis remondib ära DJI enda poolt tekitatud probleemid, ehk siis nende puldid, mis õieti ei ühendu ühegi telefoniga, välja arvatud üks platvorm. Meil on endal väga karm kogemus siin sellega alles loetud kuud tagasi, kui saime mõneks ajaks testida DJI,
mis ta siis oli, Mavic 2 Zoomi, mis keeldus update imast Androidiga ja reaalselt sai ühel Tehnikaülikooli fotoklubi üritusel laenatud suvalist iPhone'i ja see update ära teha. Ja teise asjana selle drooni kõrvale ma paneksin sinna, nüüd saavad mikro-LED paneelid, sellepärast et kui ma olen kuskil tagasihoidlikus hotellitoas, siis ma ei pea seda nõmedat väikest televiisorit vaatama ja saan võtta oma paneelid ja valmistada kas või terve seina. Või sa hoopis võtad Belli, kes on tuntud helikopteritootja, kvaadkopteri, kuhu sa võtad oma kohvri, oma paneelidega, DJI drooni jätad koju, paned kiivri pähe, istud sina keset seda suurt drooni ja lendad sinna, kuhu sa tahad minna, ilma et sa peaksid lennujaamas oma aega kulutama. Ja kaasa võtad DJI drooni asemel hoopis tuli uue Lumixi täiskaader hübriid. Sellel Lumixil on paar kihvti uut tehnoloogiat. Üks on see siuke, ma ütleksin, et steroide söönud HDR ausalt öeldes. Et sa võtad ja sa teed sul korraga mingisugune 8 pilti ja see sensori enda liikumine, kõik käest tekkinud vibelused, mis sinna sisse tekivad, see sensori enda liikumine stabiliseerib selle kõik ära, mis on täiesti, jutt on väga kena, mis tas tegelikult lõpuks välja tuleb, seda me saame teada alles märtsikuus, kui ta ametlikult müüki tuleb, mis on ju nüüd kohe. No eeldusele arvestades seda, et teistel tootjatel ei ole osad demokaamerad meieni siiamaani jõudnud, siis praeguse tempo juures, et kui märtsis tuleb müüki, siis äkki järgmine aasta samal ajal. Järgmine aasta CES-il saame võib-olla puutuda isegi. Äkki tõesti. Aga tulles selle HDR-i juurde, tegelikult see on äge sellepärast, et kas või see M50, mis siin laua peal meil on, sellel on mingi HDR-i funktsioon on olemas, kuid reaalselt ta on teeme kunsti stiilis, keerame värvid koledaks ja nii edasi, et see arnast nagu mobiiltelefonidel, mis iseenesest oleks hästi loogiline sulle kaameras ka pakkuda. Seda ei ole siiamaani mingil põhjusel keegi teinud, aga fakt ongi see, et kaameratootjad toodavad enne kõik riistvara ja telefonitootjad enne kõike tarkvara. Lumixist edasi minnes Nikon Z6 on teinud paar päris kihvti asja peale selle, et ta nüüd välja tuli, siis just kuulutati välja 1430. Ehk siis üpris lai toru. On asjad, mis on väga-väga positiivsed. Esimene on see, et ta on väga-väga kompaktne ja võrdlemisi kerge, pluss ta on siuke esimene super lai toru maailmas vist, millel on võimalik panna ette ka erinevaid filtreid, sellepärast, et tema klaas ei ole enam kuppel, vaid on siuke sile. Teine asi muidugi, mis ei ole nii positiivne, on võib-olla see F-number. Et see on loopinud paljud professionaalid edasi, ta on F4. F4 jah, ja arvestades seda, et Nikon, kui nad oma Z-seeriaga välja tulid, kõiki teisi lolliks nimetasid ja kuulutasid välja, et nemad on nüüd kõige suurema objektiivi bajonetiga. Ning arvestades seda, et Canon, nagu Canon ise seda nimetas, on see, et see kaamera, see on teisejärguline, see ei ole oluline, aga vaata see objektiiv, vot see on teema ja ega ütleme niimoodi, et esimesed objektiivid, mis tal välja tulid, olid väga ägedad. 24-70 f2.0 täis ulatuses, 50 fix, avaga 1.2. Kas oli 24-70? Jah, 24-70 f2.0. Kui ei ole, siis siis ütle meile. Gert paneb siia selle täpse õige asja. Ühesõnaga. Aga igal juhul, kuhu me tahtsin sellega jõuda, on see, et Canon tuli nagu vapustavalt ägedate objektiividega välja ja siiamaani, mis Nikonil on, räägitakse mingist, et jah, tuleb seal fix objektiiv, millel on ava alla 1, mis on hästi kihvt ja täiesti kasutu. Aga F4, kõik teised on lollid ja siis teed siukest trikki. Ja kellele see objektiiv üldse on? Et see ülilai objektiiv F4 juures, ma ei tea, sa oled kinnisvara pildistanud, leiaksid sa kasutust sellele? Ma ütlen ausalt, jah, ma leiaksin sellele kasutust, ei ole küsimustki.
ja ka samas kõik, kes on natukenegi kinnisvara pildistanud, teavad, et sa keerad selle iirise kinni täpselt sellesse punkti, kus sul see ala, mis on fookuses, muutub suuremaks ning objektiiv muutub nii teravaks kui vähegi võimalik. Ehk siis tegelikult võib see olla ka F5.6 või mis iganes. Samas on mingisugused hetked, kus sul on võib-olla natuke seda kiiremat asja vaja ja järgmine asi, mis hakkab mängima siin. F4 on ta täiesti lahtise avaga, aga enamus objektiividest ei ole sul seinast seina teravad lahtise avaga. Sa pead neid kuskil natukenegi, kas või 2 sammu, 3 sammu kinni keerama, et ta teravaks saada. Ja tõesti, sul on halb valgus nii edasi, et siis see hakkab juba mängima. No igatahes positiivne on, et selline objektiiv tuli ja selle juures on ka tore tegelikult selle objektiivi konkreetne hind, mis on umbes samas hinnaklassis nagu Canoni 16-35 F4, maksma hakkab umbes 1200 eurot. Midagi sihukest, jah. Ta ei ole, ütleme, lihttarbija juures, ta ei ole soodne, aga samas arvestades, et su kaamera maksis umbes 2000 euri või 2000, mis ta siis on, 3600 euri nagu Z7, et tegelikult ei ole hullu, arvestades, et Ava 2.8 Canonil maksab 2500 euri, Nikoni Z6 puhul on hoopis ägedam see, kuidas kaamera või õigemini kameratootja, kellest me rääkisime mõned kuud tagasi, kui me testisime D850 peegelkaamerat, et see on täiesti kasutussegmendis oma hinnaklassiga, ehk siis ta on väga häid pilte teeb, aga videos ta on mõttetu, siis Nikoni Z6-ga nüüd tuli B&H-iga muurikas välja videograafi kit, mis koosneb siis kaamerast, objektiivist, tavalisest adapterist, saaksid Nikoni vanu läätsisid kasutada, 2 akut, Atmose ekraan, mis võimaldab sul salvestada Nikoni 10-bitist RAW formaati. Mis tuleb nüüd kohe mingi järgmise uuendusega või juba on kohal, mis on fantastiline tegelikult. Arvestades seda, et kõikides testis Z6 on oma autofookusega väidetud üks parimatest ja lisaks siis ka Moza ER2 gimbal, mida kahjuks ei ole meil õnnestunud veel testida, kuna ütleme niimoodi, et see, mis maailma mastaabis liigub, teda kiidetakse palju, kui palju sellest reaalsust on, ei tea, aga igatahes hinnas on ta konkurentsis, Eestis teda ei müüda, eks ole näha, aga lihtsalt see, et kuidas Nikon võtab praegu videoturgu, mis on alati olnud Nikonil käeulatusest väljas, ma arvan, et see on muljetavaldav edasiminek. Olen täiesti nõus, et need väiksed detailid veel, mis seal lisaks on ju toodi, et see B&H-i pakkumine praegu veel sisaldab lisaks mingisugust õppekohta, kus sa saad õppida, kuidas teha muusikavideot selle kaameraga ja Vimeo mingit aastas sihukest korralikku pakki. Kui tervikuna sellele pakkumisele otsa vaadates, siis umbes $4000 eest on sul täiskomplekt, et tegeleda väga kõrgel tasemel videograafiaga. Ma ei tea, ma olen lihtsalt veits sõnatu, sest et see on fantastiline. Me ei räägi siin mingisugusest starter-kitist praegu sel hetkel, vaid see on tõesti hea komplekt. See on tõesti hea komplekt, mis kui alustada kuskilt kohast, et nüüd mul on miskit tarvis, tõesti 4000 euri, sellega tuleb kaasa siis 240 eurise Vimeo litsents pluss koolitus, et ei ole halb pakkumine, iseasi on see, et kas ja kunas see meie maailma jäkku jõuab. Ja kuidas ja kas see kit jõuab ja mingid siuksed, tegelikult oleks ju kihvt ja ma arvan, et oleks ka Eestis ka nagu, tegelikult oleks väga konkurentsis, kui nii võtta, kui praegu meie hindu vaadata. Et siis Eesti kaubamüüjad, väga hea mõte pakkuda komplektina, teenida oma kasum sealt ja reaalsuses komplekti hinnaväärtust tõstes koolitust ja mingit niisugused asjad, mis reaalselt ei maksa sulle mitte midagi. Eriti kui sa selle koolituse nagunii korraldad sinna üks tool juurde panna. Ma arvan, et sa elad selle üle. Täiesti tasuta turunduslik abi. Ja täiesti turunduslik abi ja sinu logo võiks olla siin. Jah, või siin. Ja.
selle Nikoni uuenduse puhul on veel paar ägedat asja, mis nüüd tarkvara uuendus kohe-kohe meile toob. On silma autofookus, nagu me teame seda Sonydelt. Silma autofookus oli Nikonil olemas, aga see oli siuke poolik on ju. Kohutav. Täpselt. Aga kas sa seda teadsid, et Otterbox, mida ma kasutan oma aastase testi kaitsmiseks, on välja tulnud korpusega, kuhu taha kinnitub popsik. Kes ei tea, mis asi on popsik, see on mingi junn, kust kinni hoida, mis aitab telefoni toetada ja midagi taolist. Igatahes Apple läheb pankrotti. Samamoodi läheb Samsung pankrotti. Ja tõenäoliselt veel väga mitmed. Kõik lähevad absoluutselt kõik lähevad pankrotti. Milles on siis tegelikult asi, kui neid pealkirju lugeda? Asi on selles, et telefonide müügid maailmas on langevas trendis ja nad on olnud seda päris pikalt. Ja nii Apple kui Samsungil kõikidel müügid on vähenenud ja nad olid ka tänu sellele sunnitud vähendama prognoose. Kas see tähendab, et nad lähevad pankrotti? Jah, aga seal on paar eeldust. Esimene eeldus on see, et nad ei ole raha mitte kuskile investeerinud, mis neile teeniks. Nagu Norra on seda teinud. Teine eeldus on see, et nad ei teeks mitte ühtegi liigutust järgnevad 10-20 aastat. Ja ootaks, kuni raha otsa saab. Ootaks, kuni raha otsa saab, et nende töötajad siis peaksid töötama ebaefektiivselt või midagi. Ühesõnaga, nad peaksid lihtsalt istuma ühe koha peal, tulema hommikul kõik kontorisse niimoodi vist 10 aastat või 20 aastat enne, kui need suured gigandid pankrotti läheksid, sellepärast, et teil on füüsiliselt raha lihtsalt nii palju. Ja nagu üks YouTube'i kanal, mida me jälgime, on Box Therapy ja just hiljaaegu tõi esile, et inimesed on hästi vaimustuses, kuna ka CES-il tutvustati, et Apple on hakanud, et kas tõesti on siis vesi ahjus ja nii rasked ajad, et Apple, kes kellegagi koostööd ei tee, on oma teenuseid hakanud ka mujale pakkuma. Näiteks LG-s tuleb nüüd uutes Apple TV, Samsungil tuleb Apple TV ja iTunes. Ja nagu seda mainitakse, et kas siis tõesti Apple hakkab tegema seda, mida teeb Amazon ja Google, et nad pakuvad oma teenust. Kui tegelikult ajalooliselt vaadata, siis pigem Amazon ja Google teevad seda, mida Apple tegi. Ehk siis Apple oli selles mõttes oma iTunesiga esimene, kes sulle riistvarale lisaks müüs ka teenuse ja tarkvara. Jah, ehk siis see esimene iTunesi pood, mis müüs sinu iPodile MP3-sid näiteks. See oli ju ikka kui palju aastaid enne esimest iPhone'i ja see kogu App Store'i platvorm, mis on ju ka tegelikult iOS-i poolt nagu tugevalt maailmale toodud ja tänaseks on muutunud väga oluliseks, eesti keele räägime. Ja see on iseenesest, see on väga mõistlik, see annab tegelikult võimaluse rõhuasetust muuta ja see, et sa ei pea oma kasutajatele iga aasta müüma uut seadet, mis tegelikult arvestades ka meie põhimõtteid, et ära osta omale jama, mida sul tarvis ei ole, sest edasiminekud ei ole nii suured. Et sa saadki rohkem, või tootja saab rohkem panna rõhku just kvaliteedile, mis on tegelikult teemaga näiteks Eesti poodlemise juures, et ei ole ostad ja näitad ust, vaid kuidas tekitada seda pikaajalist kliendisuhet. Ja täiesti loogiline see, et sa juba näiteks Samsungiga sa toodki inimesed oma infrastruktuuri. Ökosüsteemi. Ja tood Samsungiga oma ökosüsteemi, kus inimesed saavadki iTunesiga juba tuttavaks ja nii edasi ja just see, et sa tegelikult teenid raha kuskilt mujalt, mitte nende paganama klotside ja asjade müümisest, mille eluiga on oluliselt pikem kui 1-2 aastat. Kas või see sama, et need suured 88 tollised ja 8K telekad, need maksavad 10 000 eurosid. Eestis on, ma ei tea, näppude peal võid üle lugeda. Ikka mitu. Ikka mitu. Mitu inimest. Mitu inimest. Eestis on mitu inimest. Eestis on mitu inimest, kes reaalselt jaksavad seda osta ja keskmiselt, nagu statistika näitab, on teleka vahetamise aeg umbes 5 aastat. 5-7 olen ma olen kuulnud nagu seda vahemikku. 5-7 ja kuna see suur 4K või 8K telekas nüüd möödunud aasta välja tuli, siis
noh, põhimõtteliselt 5-7 aastat sa neile mitmele inimesele ei ole võimalik neile midagi müüa. Täpselt, telekad tegelikult on nagu üli hea näide, mis on nagu totaalsetes raskustes praegu. Sest mõtleme meie vanuserühma peale, kui paljudel inimestel reaalselt on täna telekas kodus? Millal sa viimati telekat vaatasid? Uusaasta ööl, sest et ma käisin oma tüdruku emal külas ja seal oli telekas. Mina uusaasta ööl ei vaadanud, sellepärast, et ma ei käinud oma ei käisin tüdruku emal külas. Telekat ei vaadanud ja ausalt öeldes mul on telekas, aga ma ei tea, kus on HDMI kaabel, viimane läks katki ja ma arvan, et seda telekat ei ole isegi sisse lülitatud alates eelmise aasta aprillist. Ja me ei ole erandid, me oleme võrdlemisi klassikalised selles osas. Kui sina pole ka viimase poole aasta jooksul telekat vaadanud, pane meile pööa püsti. Nii et telekad on mingisuguses naljakas kohas praegu maailmas, neid küll pushitakse väga ja tuuakse maailmale, aga päeva lõpuks nende eesmärk on ka ikkagi neid telefone paremini müüa. Mingit ekraanitehnoloogiat välja töötada edasi. Aga seesama pikem point, et see teenuste äri on oluliselt mõistlikum pikas perspektiivis, sellepärast, et sa ei pea oma tarbijaid nöörima sellega, et sa müüd neile iga aasta uue telefoni, mis on täiesti ajuvaba, sellepärast, et viimase 5 aasta jooksul välja tulnud korralikud nutitelefonid, see rauduära on nii võimas seal sees, et sul puudub igasugune vajadus uuendada tegelikult. No ja ütleme nende telefonidega üldiselt on see, et kui valida aasta telefoni, siis ausalt öeldes nad kõik on suhteliselt head. Küsimus on lihtsalt see, et kes kui palju oma telefon, kellel on südametunnistust vähem või rohkem raha küsida. Seadmed on suhteliselt samma auku, lihtsalt hinnad erinevad kuni 400 €. Järgmise nädala episood GoPro versus DJI Osmo versus DxO Margi kõige kõrgemini hinnatud videos kõige kõrgemini hinnatud telefon Huawei P20 Pro. Ja üks kõige ägedamaid autosid maailmas. Ja lihtsalt see kõige ägedam auto maailmas. Selles on küsimus, see auto on kindlasti. See on kõige ägedam auto maailmas. No ja arvestades, kus me sellega ära käisime, kahjuks seda kõike video peale ei saanud. Need kimbalid ja muud asjad olid kindlasti hästi toredad, aga see auto oli lihtsalt eepiline, nagu selle kohta öeldi. Et kas ma juba ütlesin, mulle meeldis see auto nagu väga? See oli väga äge. Ja CES-il tuli välja Otterbox, kus on taga integreeritud popsik. Igatahes see auto, ma ei ole millegi nii lõbusaga sõitnud. Ma ei mäleta millal, võib-olla see oli aasta mingisugune kilp ja mõõk, kus ma sattusin mingi aasta 92 Opel Vectra rooli, millest kahju ei olnud. Aga selle konkreetse masinaga ei olnud mitte see kahju probleem, vaid lihtsalt see olemus. Ta lihtsalt oli lõbus. See, kui auto paneb sind naerma või tekitab sinus mingisuguse emotsiooni. Absoluutselt ja ma pean tunnistama, et see on viimase 10 aasta jooksul ainukene auto, mis tekitas mul tunde, et ma tahaks oksendada. Ja minu jaoks kõikidest nendest autodest oli see üks auto, kus ma tõepoolest olen kaalunud selle auto ostmise peale. Nii, aga ma siit vaatan märkmetest, et sa leidsid meile YouTube'ist ühed mis asjad? Turistid. Jah. Sa leidsid YouTube'ist turistid. Mis teeb need turistid eriliseks? Leidsin turistid. Tegemist on kihvti paarikesega, kes mingi aeg tagasi otsustasid maha müüa absoluutselt kogu oma maise vara. Ja viimane hetk nad asusid vist kas Austraalias või kuskil siukses kohas. Ma tean, et naine on pärit vist Lõuna-Koreast ja mees on kuskil mujalt mingist teisest eksootilisest kohast. Ja nüüd nad on viimased paar nädalat veetnud Tallinna peal filmides. Ja ausalt öeldes need videod on siuksed nunnud ja kihvtid. Ja juhul kui sina oled Tallinna inimene, sul on kihvt vaadata oma enda kodulinna kellegi teise silmade läbi. Ja kui vaadata nende seda nimekirja, nagu sa siin näed, meil on siin erinevad riikesed, näiteks Saksamaast on tehtud 2 videot, eks. Nad vist olid Berliinis ju kuskil. Vaata, palju on Eestist tehtud. 9, 12, 11. 11 videot versus 2 Berliinis. Midagi nad on siin leidnud, midagi nad on siin teinud
ja me viskame kindlasti ka lingi alla, et saate üle luurata, väga-väga kihvtid videod on, kui sa tahad näha natuke teist aspekti oma enda kodulinnast. Tulles selle juurde, mis toimub meie kodulinnas ehk siis meie kodumaal, kas sa teadsid, et Saku originaal maksab Soomes vähem kui Eestis? Ma olen kuulnud. Kas sa seda teadsid, et luun ja kurk maksab Lätis umbes 5 korda vähem kui Eestis? Saku originaalist ma ei hooli, aga luun ja kurki ma söön küll. Luun ja kurgi kilohind on Lätis poes 1,30. Eestis ta vist on üle 5 euro. Põhimõtteliselt võite vaadatagi nüüd arvutimaailmas, siin on ka erinevad muud tarbija uudised, näiteks kust osta kurki või õlut või uued auto endale. Ei no õllest me ei tea midagi, aga ütleme niimoodi, et me oleme Lätis, oota, ma mõtlen, kumma pidi see nüüd on, parem pool. Siia tuleb see, kuidas me Lätis käisime Model X-iga kurke, kapsaid, porgandeid toomas. Jaa, väga hea. Lätis on juurvili juba mõnda aega odavam olnud kui Eestis. Täiesti fantastiline. Vahe ei olnud, ma ei teadnud, et see nii suur on. Teine kihvt meie siuke YouTube'i leid on, kuidas sinna nimetatakse Jay Leno? On ta YouTuber, on ta koomik või on ta lihtsalt täiesti käest ära läinud autokollektsionäär? Kas Will Smith on YouTuber? Jäta kommentaar alla, kas Will Smith on YouTuber. Aga Jay Leno, ma ei suuda seisukohta võtta. Ta on teinud YouTube'i sisu aastaid ja väga hästi. Väga edukalt. Ja täiesti totaalselt super edukalt ja ei tee siukest, vaata mind, ma olen Jay Leno, vaid ta teeb oma isiklikust kirest ehk siis autodest. Ja ta... No neid kaadreid vaadates ma ütleks, et tegu on väga professionaalse produktsiooniga, see on täiesti, mina ütleks, et täiesti klassikaline autosaade, mis lihtsalt on üles pandud YouTube'i. See on fantastiliselt kihvt, see on 35 minutit pikk ja Jay Leno räägib siin, näed, Mersu testimisinseneriga. Ja Jay Leno, kui ma eksi, on vist üks esimesi, ütleme siis YouTubereid või siis autoajakirjanikke. Päris inimesi. Päris inimesi, kes on saanud nüüd selle Mersu elektrikontseptsiooniga sõita. Ja nad räägivad sellest väga-väga pikalt. Ma olen ausalt öeldes rõõmus. Ma olen rõõmus, et Mersu lõpetas meile lihtsalt piltide näitamise, vaid julges tõesti anda kellelegi selle näppu, rooli, sõitma, pool tundi sellest rääkida, nii nagu asjad tegelikult on. Sest vahepeal me siin arutasime ise ka, et siin üks teine suurtootja Ameerika maalt nagu võtab selle elektriautode, just selle premium turu kõik täiesti enda kätte. Ja teised räägivad siin ikka veel mingisugustest surnud fossiilidest kui tulevikust, eks. Minu jaoks on lihtsalt huvitav, et mis saab sellest autopiloodist, kui üks YouTube'i video, kus Tesla kaotas libedal teel juhitavuse ilma rooli puutumata, kogu selle autopiloodi mehhanism võttis suuna õigesse kohta nüüd tagasi. Ja siiamaani tundub keskmine tootja oma juhi abi autopilootidega pakuvad pigem seda, et kui sa üle rea lähed, siis ta sul rooli vibreerib. Minu jaoks on huvitav, et mis teised tootjad seal juures suudavad pakkuda. Ja ma ütleks, et Tesla killerist on võib-olla palju rääkida, aga pigem ikkagi see, et sul tekibki mingisugune valik sinna juurde. Mis tuletab meelde, et ma just hiljaaegu nägin, et ka Audi e-troni elektriautod on tulemas Eestisse. Tõenäoliselt sarnase kontseptsiooniga, nagu seda tegi eelmine kevad Jaguar E-Pace. Ja me paneme lingi alla, kus on võimalik registreerida ennast Audi elektriautoga sõitma. Juhul kui sa veel ei ole käinud elektriautoga sõitmas, see on kogemus. Et meil on neid kogemusi nüüd oma jagu erinevatega nendest, aga iga kord on need ikkagi rõõmsad. Audi oma on ka kindlasti midagi väga-väga huvitavat, mida me võib-olla tahame ka proovida. No proovida tahaks kindlasti, ega selle elektriautoga ongi üleüldse see, et mõistlik investeering ta kindlasti ei ole, ega tarbese nagu auto ei ole investeering, kui ta sulle otseselt raha ei teeni. Aga nagu Henrik Roonemaa geeniusest ütles, kui iPhone 10 kohta tuli kõvasti kiunu, et see on liiga kallis, siis ma olen Henrikuga täiesti nõus, ära ole vaene. Et kui sul raha on, siis osta kallid asju ja kui sul ei ole, siis ära osta.
nii lihtne ongi, siis osta neid asju, mis on sinu hinnaklassis. Ja see on ka põhjus, milleks me teeme Eesti keskmise inimese auto valimise. Eesti keskmine inimene teenib aastas umbes 15 000 eurot. Auto makstakse kinni umbes 5 aastaga. Ja sellest tulenevalt siis tähendaks seda, et kui siin osad ütlevad, et 10%, me oleme optimistlikud, ütleme, et kuni 20% oma kuu sissetulekust paned auto alla, siis reaalsuses me saamegi selle, et Eesti keskmise eestlase keskmine aastapalk on see, mis võiks olla auto maksimaalne hind. Okei, kui sul on peres 1 auto, 2 liiget, siis see summa võib olla 2-kordistuda. Aga see on nüüd ka töös ja üsna pea tuleb välja ja ütlen ausalt, 15 000 euro eest see on täiesti hämmastav, kui suured need vahed on. Ja see on veel hämmastavam see, et autod, kellest me ootasime midagi, ei ole favoriitidesse jõudnud ja autod, mis on aastaid olnud siukses underdog, ma ei tea, vaeslaps. Vaeslaps on ta niisugune sabas sörk ja pigem olnud niisugune naerualune võib-olla, siis reaalne meie ostusoovitus. Et vajuta, kuidas see on, et kui meil nüüd muud juttu ei ole, siis vajuta subscribe ja subscribe'i nupu kõrval on kellukene. Gert joonistab, paneb selle kellukese siia, kui ma näppu panen niimoodi. Pling! Ei pane. Pane ikka. Kelluke on seal all. Pane see kellukene. Kelluke on seal all. Okei. Ma võin sinna midagi roppu panna. Igal juhul vajuta subscribe ja et püsida, vajuta subscribe ja vajuta kellukese nuppu, et saada ka teavitusi, kui meil uued videod välja tulevad. Tegelikult on see, et enne seda, kui me selle asja kokku tõmbame. Otterbox tegi korpuse, kus on integreeritud popsikud. No jaa. Kui sa tahad meie möla kuulda laivis, siis kindlasti kommenteeri. Jaa, absoluutselt. Nagu sa vist juba praeguseks hetkeks aru said, see tulebki väga punk tegelikult. Nagu sa vist praeguseks hetkeks aru said, me natukene jälle eksperimenteerime sellise mitte nii hästi vormistatud episoodiga. Ja vaatame, kuidas inimeste reaktsioon on. Ehk siis kindlasti tagasiside on meile väga oluline. Millest sa tahaksid kuulda, mis teemad on sinu jaoks olulised? Kas CES-il oli midagi, mis läks ka sulle korda näiteks? Jah, isegi ütleme niimoodi, et võib-olla me unustasime mingi teema välja, me oleme siin 2 päeva jälginud, CES-i on veel vist 1 või 2 päeva. Midagi siukest on veel, jah. Vähemalt lindistamise hetkest. Ja kindlasti anna teada, mida me oleme ära unustanud. Tšau, paka, võetu subscribe nuppu, kellukest ja kõik need asjad, mis juba Marko korra rääkis. Aitäh!